Elas kord kuninganna, kes tõi nii inetu ja äbariku lapse ilmale, et kaua kaheldi, kas ta üle pea inimese moodi on. Tema sündimise juures viibiv Haldjas aga kinnitas, et temast tuleb kõigele vaatamata väga meeldiv inimene, sest ta annab temale hiilgava mõistuse. Haldjas lisas veel, et selle temale kingitud andevaral võib ta teha inimese, keda kõige rohkem armastab, nii sama targaks, kui ta ise on. See kõik lohutas pisut vaest kuningannat, kelle meel oli väga kurb, et oli säärase vastiku põngerja ilmale toonud. Ja tõepoolest, vaevalt sai laps kõnelema hakata, kui ta lausa puistas meeldivaid ütlemisi ja kõigis tema tegudes oli midagi nii arukat, et kõik inimesed olid temast võlutud. Unustasin ütelda, et sündides oli tal väike juuksetutt peas, mille tõttu teda hakati tuttpea Rikeeks kutsuma, sest Rikee oli ta prii nimi. 7-8 aasta pärast sündisid naaberriigi kuningannal kaksikud tütred. See, kes esimesena ilmavalgust nägi, oli imekaunis. Kuningannal oli nii hea meel, et mõnegi arvates võis liiga suur rõõm kuningannale halvasti mõjuda. Sama Haldjas, kes oli tuttpea Rikee sündimise juures viibinud, oli nüüdki kohal ja et kuninganna rõõmu pisut ohjeldada, kuulutas ta, et printsessil ei ole sugugi mõistust ja et ta jääb samavõrra rumalaks, kui ilus ta on. Kuninganna kurvastas südamest, aga üürikese aja pärast langes talle osaks veel suurem mure. Teine tütar, kes sündis, oli kohutavalt inetu. Ärge ülearu kurvastage, kuninganna, ütles Haldjas. Temale tasutakse teisel kombel. Ta saab väga targaks ja keegi peaaegu ei märkagi, et ta nii ilma iluta on. Jumala tahtmine sündigu, sõnas kuninganna. Aga kas ei saaks natukenegi mõistust anda vanemale, kes on nii ilus? Mõistuse osas ei saa ma midagi teha, kuninganna, kostis Haldjas. Küll aga võin ma iluga aidata, et ma olen valmis teie meele heaks kõik tegema. Annan ma talle võime muuta ilusaks see inimene, kes talle meeldib. Seda mööda, kuidas printsessid sirgusid, kasvasid nende voorused. Igal pool kõneldi vanema ilust ja noorema mõistusest. Tõsi küll, ka puudused kasvasid aastatega. Noorem muutus silmnähtavalt inetumaks ja vanem läks päev-päevalt juhmimaks. Kui talt midagi küsiti, ta kas ei vastanud hoopiski või ütles mingi tobeduse. Lisaks oli ta säärane kohmard, et ei saanud 4 portselan asjakest kaminas servale panna, ilma et oleks üht ära lõhkunud või klaasi vett juua, ilma et oleks poolt oma riietele ajanud. Kuigi ilu oli noorele inimesele suur eelis, ometigi jättis noorem õde seltskonnas vanema oma varju. Esiotsa koguneti küll kaunimat vaatama ja imetlema, aga õige pea mindi targema juurde, et kuulda tema meeldivat kõnet. Kõiki pani imestama, et vähem kui veerand tunniga polnud vanema juures enam ühtegi hinge ja kõik olid noorema ümber kogunenud. Ja olgugi, et vanem õde oli üsna juhm, sai ta sellest siiski aru.
Ta oleks kahetsuseta andnud kogu oma ilu, et pooltki oma õe mõistusest endale saada. Kuninganna, ehkki oli väga arukas, tegi vanemale tütrele ühtepuhku etteheiteid tema rumaluse pärast, nii et vaene printsess pidi peaaegu ahastusse surema. Ühel päeval, kui printsess oli läinud metsa oma häda kurtma, nägi ta üpris ebameeldivat, aga uhkelt riietatud mehikest enda poole tulevat. See oli noor prints Tuttpea Riquet, kes oli temasse armunud piltide järgi, mis olid igal pool tuntud. Prints oli lahkunud isa kuningriigist, et rõõmu tunda printsessi nägemisest ja temaga kõnelemisest. Tuttpea Riquet oli väga õnnelik, et kohtas printsessi üksi ja ta pöördus neiu poole üliviisakalt ja aupaklikult. Pärast tavalisi viisakusavaldusi märkas prints, et printsess on väga nukker ja lausus temale. Ma ei mõista, printsess, kuidas nii kaunis inimene kui teie võib nii kurb olla. Ehk ma küll võin kiidelda, et olen rohkesti kauneid inimesi näinud. Ei ole ometigi näinud ühtegi, kelle ilu teie omale ligilähedane oleks. Teil on hea rääkida, oli kõik, mis printsess vastas. Ilu, jätkas Tuttpea Riquet, on nii suur eelis, et kaalub üles kõik muu. Ja kuna teie olete ilus, ei mõista ma, mis võiks teid nii väga kurvastada. Mina tahaksin ennemini, vastas printsess, et ma oleksin niisama inetu kui teie ja tark, selle asemel, et olla ilus ja nii rumal, nagu mina olen. Miski ei näita rohkem mõistust, printsess, kui arvamus, et seda ei omata. Mõistusega on juba kord nii. Mida rohkem seda kellelgi on, seda enam arvab ta endal sellest puudu olevat. Seda ma ei tea, kostis printsess, aga ma tean väga hästi, et olen üsna rumal ja see sööbki mul hinge seest. Kui ainult see teid piinab, printsess, võin mina hõlpsasti teie murele lõpu teha. Kuidas te seda teeksite, küsis printsess. Mina, printsess, võin anda kui palju tahes mõistust inimesele, keda ma üle kõige armastan, ütles Tuttpea Riquet. Ja et teie, printsess, oletegi see inimene, siis on ainult teie teha, et te saaksite nii palju mõistust kui üldse võimalik, kui vaid oleksite nõus minuga abielluma. Printsess jäi päris keeletuks ja ei vastanud midagi. Ma näen, sõnas Tuttpea Riquet, et minu ettepanek teeb teile peavalu ja see ei üllata mind. Ma annan teile otsustamiseks aega terve aasta. Printsess ihkas nii väga targaks saada, aga ta oli nõnda rumal, et tema kujutust mööda aastal ei pidanudki lõppu tulema ja ta võttis ettepaneku vastu. Vaevalt sai ta anda lubaduse abielluda Tuttpea Riquet'ga sel samal päeval aasta pärast, kui tundis ennast hoopis teiseks muutuvat kui enne. Uskumatu kergusega võis ta nüüd öelda mida tahes ja võis seda öelda peenelt, sundimatult ja loomulikult. Kohe algas tema ja Tuttpea Riquet vahel meeldiv lennukas vestlus ja ta sädistas niisuguse hooga,
et tuttpearikee arvas juba, et on printsessile mõistust andnud rohkem, kui talle endale oli jäänud. Kui printsess kuningalossi tagasi jõudis, ei teadnud kogu õukond, mida arvata äkilisest ja erakordsest muutusest. Kui varemalt printsessi suust ainult nipsakaid vastuseid kuuldi, siis nüüd kõneles ta väga arukalt ja vaimukalt. Õukonna rõõm oli nii suur, et seda on raske ette kujutada. Ainult noorem õde oli tusane, sest nüüd, kus ta vanemast õest mõistuse poolest enam üle ei olnud, paistis ta tema kõrval ebameeldiva ahvina. Kuningas laskis ennast kauni printsessi arvamustest juhtida ja käis vahetevahel tema juures koguni nõu pidamas. Kumu printsessi muutusest läks laiali ja naaberriikide noored printsid püüdsid kõigest väest tema armastust võita ning käisid peaaegu kõik ta kätt palumas. Aga printsessi meelest polnud ükski küllalt tark. Ta kuulas nad ära, aga ei otsustanud ühegi kasuks. Siis aga tuli nii vägev, rikas, vaimukas ja kaunis prints, et kuningatütar tema vastu tahtmatult lahke oli. Kui kuningas seda märkas, ütles ta tütrele, et jätab talle abikaasa valikul vabad käed ja tal tarvitseb vaid oma soovi avaldada. Aga mida targem on inimene, seda raskem on niisuguses küsimuses otsuse tegemine. Nii oli ka printsessiga. Ta tänas isa ja palus aega järelemõtlemiseks. Printsess läks jalutama, et lahedamalt aru pidada, mida ette võtta, ja juhtus samasse metsa, kus ta oli kunagi tuttpearikeed kohanud. Sügavais mõtteis metsas jalutades kuulis ta äkki jalgade all tumedat tüminat, nagu oleks hulk inimesi edasi-tagasi saalinud ja askeldanud. Hoolega kõrvu kikitades kuulis ta, kuidas keegi ütles: "Too mulle pada," ja üks teine lausus: "Pane puid alla." Samal silmapilgul avanes maa ta jalge ees ja ta nägi otse kui suurt kööki, kus kokad, kokapoisid ja igasugu muu teenija rahvas uhket pidusööki ette valmistasid. Köögist tuli välja terve salk praevarda pöörajaid, oma 2-30 inimest. Nad võtsid tohutu pika laua ümber puude varjus kohad sisse ja asusid, pekkimisnõelad käes, rebase sabad kõrva peal, meloodilise laulurütmis tööle. Printsess oli hämmastunud selle üle, mida ta nägi, ja küsis, kelle teenistuses nad on. "Madam," vastas talle kõige tähtsam salkkonnast. "Meie isand on prints tuttpearikee, kelle pulmi homme peetakse." Printsessi jahmatus kasvas veelgi, aga siis tuli talle meelde, et samal päeval aasta eest oli ta lubanud abielluda tuttpearikeega ja ta oli nagu taevast kukkunud. Printsessil oli kõik meelest läinud, sest lubaduse andmisel oli ta olnud rumal. Kui ta aga hiljem printsilt mõistuse sai, unustas ta kõik oma lollused. Printsess jalutas edasi. Ei saanud aga veel 30 sammugi teha, kui ta ette ilmus tuttpearikee. Südi ja uhkelt riides nagu prints kunagi, kes kavatseb abielluda. "Näete, printsess," ütles ta, "ma pean täpselt oma sõna ja ma ei kahtle sugugi, et teiegi tulite selleks, et täita oma lubadus abielluda minuga
ja teha mind kõige õnnelikumaks inimeseks maailmas. Tunnistan teile avameelselt, kostis printsess, et ma ei ole veel oma otsust teinud, aga vaevalt saab see olema teie meele järele. Te üllatate mind, lausus tuttpea Riquet. Seda ma usun, kostis printsess. Ja kahtlemata oleksin ma suures kimbatuses, kui mul oleks toore ja rumala mehega tegemist. Üks printsess ei saa oma sõna murda, ütleks ta mulle, ja te peate minuga abielluma, sest olete seda lubanud. Kuna aga minul on tegemist haruldaselt targa seltskonna inimesega, olen ma kindel, et ta saab minu kaalutlustest aru. Te teate ju, et isegi siis, kui ma veel lollike olin, ei suutnud ma teiega abiellumise otsust korra pealt teha. Kuidas peaksin ma siis nüüd, kus olen teilt mõistuse saanud ja inimeste vastu sootuks nõudlikumaks muutunud, tegema otsuse, mida ma juba tol ajal ei teinud? Kui te nii väga tahtsite minuga abielluda, oli teie poolt suur viga, et vabastasite mind rumalusest ja panite mind kõike selgemalt nägema kui enne. Kui rumal inimene, sõnas tuttpea Riquet, heidab teile sõnamurdmist ette ja leiab seetõttu teie poolt heatahtlikku vastuvõttu, nagu te ütlesite. Miks te siis arvate, printsess, et mina ei võiks seda sama teha, kui kaalul on mu eluõnn? See on ju terve mõistuse vastu, et targad inimesed on halvemas olukorras kui rumalad. Kas tõesti teie, kes te nii tark olete ja nii väga ihkasite targaks saada, peate seda õigeks? Aga tuleme asja juurde, kui lubate. Kas peale inetuse on veel midagi, mis teile minu juures ei meeldi? Võib-olla pole te rahul minu päritolu, vaimulaadi või kommetega? Sugugi mitte, vastas printsess. Kõik, millest te rääkisite, meeldib mulle teie juures väga. Kui asi on nii, ütles tuttpea Riquet, siis saan ma õnnelikuks, sest teie võite mind kõige meeldivamaks inimeseks teha. Kuidas see võimalik on, küsis printsess. See sünnib siis, vastas tuttpea Riquet, kui te mind küllalt armastate ja soovite, et see juhtuks. Ja et te mu sõnades ei kahtleks, siis teadke, printsess, et see sama haldjas, kes andis mulle sündimise päeval võime teha targaks inimene, kes mulle meeldib, andis teile võime teha kauniks too, keda armastate ja kelle vastu soovite nii heatahtlik olla. Kui asi on nii, sõnas printsess, siis soovin kogu südamest, et teist saaks maailma meeldivaim prints. Ja ma kingin teile niisama palju ilu, kui on minul endal. Vaevalt sai printsess need sõnad lausuda, kui tuttpea Riquet näis tema silmis maailma kauneima ja armastusväärseima mehena. Mõned inimesed kinnitavad küll, et siin ei olnud hald ja võlukunstid mängus, vaid et üksnes armastus tegi selle teoks. Nad ütlevad, et printsess, olles oma armsama visaduse, taktitunde, kõigi tema vaimu ja hinge omaduste üle järele mõelnud, ei pannud tema keha vormitust ja näoinetust enam tähelegi. Tema küüru asemel nägi ta peene mehe vimmas hoiakut ja kui seni oli mees ta meelest kohutavalt longanud,
siis nüüd kõndis ta kergelt kumaras, mis oli nii võluv. Nad ütlevad veel, et mehe kõõrdsilmad näisid talle seda säravamad, et printsess nägi nende pöörasuses põletava armastuse leeki ja et lõpuks paistis tema punane nina talle kangelaslik ja sõjakas. Olgu kuidas oli, igatahes lubas printsess otsekohe abielluda tuttpearikeega, kui ainult tema isa, kuningas, selleks loa annab. Kui kuningas teada sai, et tütar sügavasti austab tuttpearikeed, keda ta ka ise kui avara vaimuga tarka printsi tundis, võttis ta tema hea meelega oma väimeheks. Järgmisel päeval peetigi pulmad, nii nagu tuttpearikee ette oli näinud ja ammugi vastavad ettevalmistused teinud.